Tere! Mina olen mees metsast. Nimi on Valdar ja olen selle tuulikute nii-öelda natura ja loodusmõjuga tegelenud tegelikult 2019. aasta lõpust. Siis, kui tulid esimest korda siia Türi valda need mõtted, et hakkame tuulikupargi alasid planeerima. Ja ma püsiksingi konkreetselt ainult natura alade mõju juures, ei puudutaks mingeid muid teemasid peale nende. Natura alad on üldiselt sellised toredad alad, mida Eestis on õnneks hästi palju. Ja Eesti on võtnud endale Euroopa Liidu ees päris konkreetsed ja suured kohustused, et mitte midagi sisuliselt ei tohiks minna natura alal halvemaks. Ja see ei tähenda mitte ainult seda, et me ei ehita natura alale, vaid natura aladele mõju avaldamine võib olla ka ehitustegevusele, mis tahes tegevusele väljaspool seda konkreetset natura ala. Ja mõne sõnaga lihtsalt puudutaksin neid probleeme, mis nüüd siin välja tuleb. Ütlen kohe ette, ma ei ole absoluutselt mitte tuulikute vastane, aga isiklik seisukoht on lihtsalt see, et seda on meie riigis natuke valesti aetud. Ja võib-olla siis paar slaidi on siin päris niisugune sissejuhatus. Suured numbrid on toredad numbrid ja kui te nüüd siin loete neid asju, siit tulevad mõned asjad välja. Andmed siin pärinevad Postimehe 5. jaanuarist, kus siis meie kliimaminister ütles siis niisugused numbrid välja. Esimene asi, mida tuleks kohe öelda, et Eesti riik parima tahtmisega, kuna me oleme Nord Pooli energiasüsteemi liige, ei saa reguleerida elektri hinda. Ja see on fakt. Loomulikult tuulikupargid saavad seda leevendada, kui on tuult. Aga see väide, et meie nüüd saame siis 6,6 senti selleks hinnaks, see on täiesti absurd. Seda ei ole võimalik. See läheb selgelt nägemise valdkonda. Ja teine asi, mis siit nüüd ka läbi käis, oli see, et 2,6 miljardit eurot, see oli tore number, aga lihtsalt ma tõin välja, et selle samase meie aastase tarbimise juures saaksime absoluutselt kõik tööstusettevõtted ja kõik siin üle 3 aasta tasuta elektrit. Lihtsalt numbri selgituseks. Nii, nüüd on rõõmsad need kohustused, mis Türi vald on endale üldplaneeringuga võtnud. Ehk üldplaneering kehtestati vist 2022. Ilusad loosungid. Loodame, et siis ka neid järgitakse. Nii, millest see trall algas siin suurel määral on see sama energiamajanduse arengukava, mida siis hoolega promotakse, on justkui nagu kõige tähtsam asi ja sellest tuleb nagu lähtuda. Tegelikult ei ole ta niimoodi. Ta on üks arengukava ja praegu on meil siin juba NMAK 2035 käimas ja seal on juba natuke teised numbrid. Nii et tegelikkuses me ei saa võtta mitte mingisuguse tegevuse põhialuseks, et meil on NMAK, me peame nüüd selle järgi tegutsema. Ei vea. Siin on selle samases põhjendusega, miks meil need tuulikuid nii ropult vaja on välja toodud, et me hakkame hirmsat moodi elektrit tarbima. Väga küsitav, 20% juurde. Täna ma ei tea, paljudel on elektriautod siin. Maal on nad suhteliselt ebapraktilised asjad. Suurt tööstust praeguste elektrihindadega, mis energiamahukat tööstust, ei näe nüüd küll 5 aasta jooksul ette. Estonian Cell, muide see sama kuulus meie tselluloositööstus.
see tarbib 2,5% kogu Eesti kogu tarbimisest. Lihtsalt nii. Päris palju, jah. Ja see pani oma pillid praegu ajutiselt kotti, ütles, et ei, ilma järgi toota ei saa. Et mõnevõrra kahtlen selles suures elektritarbimis, seda enam, et kõik kodumasinad ja kõik asjad ju niimoodi ära esimest, et nad pidevalt tehakse ökonoomsemaks ja vähem elektrit tarbima ja ei tea, kus see 20% võetakse. Ja see, mida ilmseltki eelkõnelejad ütlesid, et tegelikult kokku lükata see sama ENMAK-ist lähtutud vajalik installeeritud võimsus, siis see on tegelikult on ta olemas kõikide projektide ja muude asjade peale. Ja me saaksime need isegi ENMAK-is vajalikud kilovatt-tunnid kokku, aastas kokku. Ainult pisike probleem, et me saame seda siis, kui meil seda väga vaja ei ole, ehk suvel. Päike huugab, kõik on tore, aga talvel napib. Ja sellele kokkuvõttes ongi, et kui üritatakse sellele ettevõtmisele peale panna, et see on suur avalik huvi, siis tegelikult ei ole seda. Ta on tavaline äriprojekt. Igat sellist projekti eraldi tuleb vaadata kui täiesti tavalist äriprojekti. Aga palun küsimus. Väga surutakse selle suure avaliku huvi peale, sellega surutakse maha kõik nagu kodanike küsimused ja mis iganes, tambitakse üle. Kuidas seda vastu nagu diskuteerida, et see suur avalik huvi on ebakorrektne argument ja nii edasi? Ilmselt selle peale vastab konkreetselt mõni jurist. Mul kahjuks juristi haridus puudub, aga on teada, et üldiselt avalikul huvil on olemas mingisugused definitsioonid ja seda lihtsalt öelda kõikide asjade kohta, et on avalik huvi. Ma ei oska seda kommenteerida. See on rohkem juristide valdkond. Üks huvitav soovitus, mis oli aastal 2020, kui Türi valla üldplaneering oli meil aktuaalne, siis oli jõus Euroopa Komisjoni soovitus, et tehke merre, maale pöörate rohkem segamini ja proovige merre teha. Selline dokument oli olemas, aga seda vist keegi väga ei järgi ja paljud vist ei teagi selle olemasolust. Aga selline soovitus eksisteeris täiesti. Ja võt sellest ajast, kui selle üldplaneeringuga tegelesime, siis on siin täiesti ametlikude dokumentidena mul 2 seisukohta. Üks on siis Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi oma ja Keskkonnaameti oma all. Täiesti viitega dokumentidele. Võib-olla peaks need dokumendid kõik nagu kokku korjama ja Riigikokku saatma, kui nad neid lugenud ei ole. Võimalik, mina olen mees metsast, ma ei ole eriti asja. Ma olen ka metsast, aga midagi peame ju tegema. Nii, ma lihtsalt tahan teile näidata, mida ma selle aja jooksul olen ise leidnud vaikselt omaette metsas olles. Ja kui oli meil selline riiklik seisukoht, et me ei tee kaitsealade kõrvale mitte midagi. Siis ma hakkasin seda põhimõtteliselt oma lähedusest nagu vaatama. Siin on meil näha, need ristikestega on siis need tuulepargi alad. Konkreetselt on siis Käru ümbrus. Otse loodusala, naturaala küljes praktiliselt. Nii et Mitu kilomeetrit seal on seda olema? See vasakpool on siin Kasta Rapla loodusala, seal ei olegi, külge tahetakse ehitada. See on praktiliselt naturaala külge. Sellega oli veel üks tore lugu, natuke pikem, aga leiti mingi 200 meetrit ja siis oli viide ühele uuringule,
ma võtsin selle uuringu lahti ja ütlesin, et vaat, uuring on hea, ainult seda numbrit sealt välja ei loe. No kuidas see Keskkonnaamet annab kinnitused peale niisugusele asjale? See on küsimusele Keskkonnaametile, jälle ma ei tahaks nüüd väga siin aega raisata nende asjadega, kellega ma siin ametkonnast vaikselt suhelnud olen ja teavet kogunud, aga ega eriti ei reageerita, ütlen ausalt. Nii, nüüd jõuame selle sama Naturani. Ja see on tegelikult asi, kui sellele nüüd igal pool rõhuda piisavalt palju, siis see on see teema, millega vähemalt teoreetiliselt peaks saama väga palju ebameeldivaid asju ära blokeerida. Ma lihtsalt toon siin selles mõned punktid järgnevalt. Ja Natura puhul on veel selline tore asi, et vastavalt Euroopa Liidu reeglitele mitte meie ei pea tõestama, et meil on mingisugune mõju Natura alale, vaid detailplaneeringu ja keskkonnastrateegilise hindamise koostaja peab tõestama, et seda mõju ei ole. Ehk teist öeldes tõendamiskohustus on teistpidine. Loomulikult me ei saa tulla lihtsalt öelda, et ta mõjub. Meil peab olla mingisugune argument, aga selle argumendi peale lihtsalt ei saa öelda, et mõju ei ole. Nojah, ja siin hakkame siin mõningaid mõjusid öelda. Esimene lause on kohe, et elupaikade halvenemise võib kaasa tuua ka väljaspool ala toimiv inimtegevus. Ja võtame välja lugu detailplaneeringu KSA programmist. Väga kuldne lause. Mõju Natura loodusaladele on välistatud, sest neid ei paikne mõjualas. Mis siis on küljes? Mõjualas ei ole, mõjusid ei ole. See on konkreetne väljavõtte lugu detailplaneeringu KSA programmist lehekülg. Nüüd ma lihtsalt loetleksin mõned mõjud, võib-olla on sellest kasu, võib-olla te kõiki neid mõjusid ei tea, võib-olla siis oskate rääkida. Minu mõte on, et tegelikult neil tutvustada neid mõjusid, mitte anda hinnangut. Ma jätan täiesti välja infraheli mõju inimesele, sellest on palju räägitud, ma ei puutu seda teemat. Küll aga on vibratsioon ja infraheli, niisugused asjad, mis natukene käivad käsikäes. Ja siin, kui te nüüd näete mingisuguseid numbreid, need numbrid ei ole mitte mees metsast välja mõelnud. Need pärinevad kõik konkreetsetest teadusuuringutest. Kui keegi tahab minu käest küsida, kus täpselt ma võin selle uuringu lehekülje anda, palun vaadake lugeda. Nad kahjuks on kõik inglise keeles. Ühte asja küsida, vaat seal on see kahe, kui meil on 6, et kas siis tuleb see 4-ga korrutada. Meil siin eelmine kord oli jutt, et 4 korda on see nagu need... Ei, see nii lihtsalt see ei tööta. Aga põhimõte on küll selles, et Natura ala, kui ta on loodusala, siis seda tuleb vaadelda kui tervikut. Kui me kaitseme seal, ütleme näiteks sood, siis me peame kaitsema ka neid kõik, kes soos elavad, kaasavatud mesilased näiteks. Et see Natura kaitsmine ei põhine ainult sellel asjal, et nüüd konkreetselt üks asja üle võib kõik paljaks tõmmata. Ei ole nii. Natura seadustus on konkreetselt öelnud, ei tohi kahjustada ala terviklikkust. Ja ka lahti seletatud. Nii, mesilased, see on suur probleem. Sellest ei taheta rääkida. Ja tegelikult tuleb öelda, kui natuke uurida maailmakirjandust, siis mesilaste kohta on tegelikult päris palju nende suhtlemist ja uuritud. Seda kirjandust on tegelikult päris palju ja mina leidsin suhteliselt hea 93. aastast juba. Ja seal on välja toodud muu hulgas 3 sagedust, seal 15, 350 ja 2500 hertsi ja 15 hertsi, kus juures jääb infraheli sageduse alla. Infraheli siis loeme 0-20 hertsi. Et siin on kohe niisugune
päris terav teema, et juba üle 5 detsibelli infraheli tegelikult hakkab mesilasi segama. No vot, mis sellega peale hakata, ei tea. Kanaliste puhul samamoodi me kaitseme metsist ja tema puhul on välja uuritud ka üle 5 detsibelli pidev infraheli põhjustab käitumishäireid. Üldiselt 5 detsibelli infraheli on suhteliselt kaugele peab minema, et tuulikust, et seda kätte saada. See ei ole kilomeeter, see on oluliselt kaugem. Nii, nüüd üks asi, millest üldiselt ei räägita üldse midagi. See on üks tore aine, bisfenool A. Kes koolist mäletab, siis niisugused asjad nagu aromaatsed tuumad, fenoolid. No need ühendid reeglina ei ole tervisetooted, mitte ükski. Võib-olla mõni kooliajast veel mäletab orgaanilise keemia kursuses sellist toredat hulk nurkset tuuma, mille ümber rippusid erinevad sidemed, OH-d ja muud. Selle bisfenooliga on nüüd niisugune lugu, et seda kasutatakse absoluutselt kõikides tuulikulavades. Ja teda on seal tegelikult päris palju. Üldiselt ei reageerida kõik ära ja nagu siin näete, siis väga väike kogus juba loetakse tervisele kahjulik. Euroopa Liit suutis selle aasta alguses selle täiesti ära keelata toiduga kokku puutuvates materjalides. Siin isegi meie Eesti uudised sellest rääkisid. Noh, norralased tegid ühe uuringu 4,2 megavatise võimsusega tuugeni puhul ja leidsid, et sealt tuleb aastas kuni 60 kilogrammi mikroplasti. Noh, see on selline teoreetiline maksimum, ütleme niimoodi, äärmuslike ilmastiku tingimuste ja ikka sellised asjade juures. Aga mida tuulikutooted selle kohta ütlevad? Tegelikkuses seda suures osas suudetakse vältida. Lihtsalt kaetakse need plastlabad mingi sellise ainega, mis natukene hoiab seda kinni. Ja tõesti mõnda aega ta võib-olla hoiab ka kinni. Siin tekib see asi, et seda ainet tuleb sinna peale anda päris tihti. Ja mina küll ei usu, et Eesti Vabariigis mingisugune ametkond seda seiremeetmena hakkab tegema ja hakkab vaatama, et kas sa nüüd poole aasta pärast katsid need labad uuesti üle või katnud. Kuskilt tuli välja selline fraas, et noh, kord aastas peaks labadele peale panema seda katteainet. Noh, see on natuke spekulatiivne, ma ei hakka rohkem olema. Aga küll tuleb lugeda seda, et kui me räägime jälle Naturast, siis sellise aine sattumine Naturasse on välistatud. Ja järjekordselt õhuturbulentsid suurtel tuulikutel kannavad 10 kilomeetrit. Turbulentside juurde me jõuame kohe. Aga see bisfenool on selline teema, millest, noh, ma ei tea, kas keegi kuskil on üldse rääkinud sellest. Kuidas sa mikroplasti juures suhestud Läänemere? Eks mõju on enam-vähem sama. Ega seda mikroplasti tuleb sealt nii või teisiti. Küsimus on, kui palju seda tuleb. Seda, et seda absoluutselt midagi ei tuleks, see on välistatud. Aga palju saad selles mikroplastis nüüd konkreetselt seda bisfenooli sees on ja see on järgmine küsimus. Nii, inimkõrvaga kuulda müra loodusele. See on tore asi, et inimese kohta on seadused. Palju inimene võib taluda magades, püsti olles, süües, mitu detsibelli, ja looduse kohta ei ole. Ja siin on siis paar niisugust, kõigepealt üks näide, mis on siis lindudele uuring, et pidev müra üle 10 detsibelli võrra kõrgem kui looduslik. No. Ja jõuame jälle sinna lugu detailplaneeringu juurde ja seal on siis meil biometsa ja Iida loodusalad, kus isegi inimestele kehtib liikumispiirang veebruarist kuni juulini, et mitte häirida, mitte müra tekitada.
jah, noh, ma ütlen, kahjuks ma olen praegu ainult siin natuke selle Käru kandi peal, ma jään natuke võlgu teiste piirkondade ees, aga mõned asjad on ülekantavad kohe kindlasti. Nii et noh, siin on üks mürafaktor. No inimesel on nüüd, inimese müra, tegelikult siin ma tahtsin olla ainult 2 punktis. Üks point ongi selles, et ega seda väga ei taheta mõõta ja kui mõõdetakse, aga mis siis saab edasi? Võt see mängureeglistik on täiesti puudu. Mis siis saab, kui ta nüüd natuke rohkem müriseb? Ja no, siin on lihtsalt üks võimalik lahendus mul välja pakutud. Ei, see ei pruugi olla ideaalne ja need numbrid ei ole siin kindlasti mitte teaduslikult välja töötada, aga see on üks võimalik variantidest. Aga need on seiremeetmed, talle loetakse ja puhtalt nagu planeerimisseaduse järgi need peaks kirjutama planeeringusse sisse, detailplaneeringusse, seiremeetmed. Ja nüüd jõuame siis Natura, mis meil on seal Kastna, Iidva, Piiumetsa, Linnumängu, märgalad, rabad, siirdesood. Ja seal on siis konkreetne asi, mida me kaitsma peame. Me peame kaitsma veerežiimi. Veerežiim on, ütleme, raba puhul, mis asi ta on. Raba on, keskel on vesi, natuke tuleb kuskilt sisse, rohkem poole välja. Ja tegelikult me peame jälgima, et me kuskilt ei muudaks seda tasakaalu. Ei hakkaks liiga palju juurde suunama, ega kaevaks kõrvalt midagi üles, ei kukuks kuivendama kõrvalalasid. Et see on nüüd see asi, noh, Keskkonnaamet mul ilusti vastas tookord selle, ma jätsin Keskkonnaameti ametlik kiri. Ja selle veerežiimiga on tegu, sest seda me praegu juba tegelikult rikume natukene igasuguste raietega otse Natura-alade kõrval. Juba tegelikkus me seda rikume praegu. Võib-olla see tuleb. See veerežiimi pidi ju mõjutama see ka, et need tiivikud tõmbavad seda tulevale seal. No nii, siin ongi selgitus, mis seda veerežiimi mõjutab, mis loom ta on. Ja nüüd me jõuame veel sellisele punktile, et need alad, kus meil siin neid tuulikud parke planeeritakse, need on paraku väga suures osas maaparanduse alad. Seal on all igasugune süsteem, kraavid, mis seda moodustab. Ja siin me jõuamegi selle kohani, et kuna me ei tea, mis olukorras on need maaparandussüsteemid, kui me hakkame ehitama tuulikuparki peale, siis meil tekib, siin ei ole see kirjas, ma nii põhjalikult ei tahtnud minna, aga siis meil tekib üks selline tore vastuolu Eesti Vabariigi ühe seadusega. See on maaparandusseadus. See tähendab, et kui me ehitame midagi maaparanduse alale, siis me oleme kohustatud tegema nii, et see maaparandussüsteem toimiks. Ehk tegelikult, kui me nüüd ehitame pargi peale, see praeguse maaparandussüsteem ei tööta, paneme ta uuesti tööle, siis tõmbame selle ala jälle kuivaks. No nii, lihtsalt selgitatuna. Ja see on maaparandusseadus, kes tahab lugeda, paragrahv 50, lõige 5, et selline miin on täitsa olemas. Ja põhimõtteliselt saamegi ainult hüdroloogilise mõju uurimise ja modelleerimise tulemusena siis ära määrata, kui kaugele nüüd see tuulikupark, sest Natura-alast on võimalik teha. Ja paraku seda hüdroloogilist uurimist ja modelleerimist ei taheta läbi viia. See on kallis, võtab aega, sellepärast et veerežiimi ja seda saab uurida reeglina aastane tsükkel. Meil ei ole aega nii palju, me tahame kohe. Ja noh, see on nüüd see koht, kus tegelikult
peaks uurima, lähtudes Naturast. Ja kusjuures veel Piiumetsa ja Iidval on isegi veerežiimi uuring oli ette nähtud 2-3 aastat tagasi ja see on tegemata lihtsalt. Ma sain kirjale vastuse, et jah, kahjuks ei ole me seda veel teinud. Ja nüüd jõuame siis teise veerežiimi juurde, see on päris huvitav teema. See teema tekkiski üles alles 21. aastal ehk siis, kui oli see Türi valla üldplaneering, siis hakkas sellest teemast üldse midagi läbi imbuma maailma. Ja seda nüüd loete. Naistele on alati öelda, et teate ju, pesu kuivab kiiremini, kui on tuul, eks ole. Nii ka raba. Me paneme hiiglaslikud ventilaatorid ja hakkame kuivendama. Tuleohutus ka. Noh, jah. See on natuke teine teema, aga see on tõsine probleem ja seda on uuritud nüüd viimasel 3-4 aastal päris palju. Ja ma ei hakka neid uuringuid välja looma, muidu teie aeg. Saad isu läheb otsa mind kuulata. Ja samamoodi ka see, et kõik uuringud olid maksimaalselt 4 megavatist tuugenit. Suuremaid lihtsalt siis ei olnud, kui uuriti. Ja uurimise tulemusena saadi, et näiteks niiskuse mõju oli veel 10 kilomeetri kaugusel 2%. Muutus pinnase niiskus 10 kilomeetri kaugusel. See on ükskõik, kas alla või üles tuua? See võeti puhveralad, kuna tuulik käib ka edasi vahet erinevates suundas. Et noh, see 10 kilomeetrit ei ole minu välja mõeldis. See on lihtsalt tuleb välja. Kuidas sellega nüüd asi ära lahendatakse, kas seda üldse hakatakse kuskil keegi midagi siis arvama, ma ei tea. Nii ta lihtsalt on. No, ja siin on siis lõpp sellel teemal. Et isegi kui me paneme kuskil ühte kohta pargi püsti, võib-olla ta mõju ei olegi nii suur. Aga me paneme need iga 20 kilomeetri takka. Et see on asi, mida Natura alade puhul muidu on kohustus uurida. Kuidas on kumulatiivne mõju teiste parkidega, mitte ainult tuulikuparkide, vaid ka kõiki teiste projektidega. Siin on muidu läheb see elektriliin ka, ehkki sellega koomine on väiksem. Aga see tuleks ka uurida just nimelt sellest vaategust. Ja üllatuseks leidsin sellise asja. Et noh, riik kinnitab mu jutu heaks. Mida see nüüd tegelikkuses elus tähendab, kas keegi üldse seda kuskilt pidi arvestama hakkab, see on hoopis omaette teema. Riiklik eriplaneering? Sisuliselt küll. Sisuliselt, noh, ma oletan, et võiks olla niimoodi, et tuleks need väikesed kõpitsed nüüd ära tühistada ja teha siis riiklik eriplaneering, valida siis üle Eesti 3 niisugust ohvri ala välja ja sinna siis püsti panna ja lõpetada see killustamine ära. No, see on mu isiklik arvamus. No nii, ja see on kõik, mis öelda on. Lausa Natura käsiraamatust. Ja viimane lõik on siis, võib kehtestajaks on antud juhul siis otsustaja ehk Türi vallavalitsus. Ja minu poolt rohkem nagu teavet ei ole, ma võib-olla vastan mõnele küsimusele, kui ma oskan vastata. Kas keegi on uurinud
seda, kes maksab uued radarid kinni, kui tulevad tuulepargid? Radarite teema oli püsti sellel ajal, kui see üldplaneering tehti. Miks üldse sinna Käru piirkonda nüüd üldplaneeringusse pandi, siis oli radari piirang. Idapoolne Eesti oli ära lõigatud ja see oli esimene ots, kuhu üldse sai panna, see on nüüd ajaloost. Radarite suhtes ei ole militaarekspert, tõenäoliselt radari maksumus võrreldes nende tuuleparkidega on suhteliselt minimaalne. Aga vastake lihtsalt, rahvas maksab need kinni. No seda jah, seda niikuinii. Aga põhimõtteliselt seda küsimus, et militaarid läbi lillede ütlesid, et see ei ole tegelikult suur probleem, et me saame hakkama sellega. No vot, mina ei oska nüüd rohkem midagi öelda, paraku üsna ühekülgselt üritasin teid valgustada selles mõttes, et Natura on hea asi, teda on õnneks Eestis palju ja seda naabrust peaksime proovima ära kasutada. Kõik.